täna on minu külaliseks Inga Lunge. Sealt juba tulebki. Tere, kallike. Nüüd ma määrisin huulepulgaga su ära. Väga hästi, siis me matšime värvid. Ilusad punased. Kuuled, aga Tallinnas peabki olema natukene, tead, klämmi rohkem, on ju. Tere tulemast, kallikene. Kus sa tõid või? Ei, jõulud on ukses. Muidugi. Sa näed nagu jõulupuusk välja. Ja sina nagu kaisukaru. Just. Me oleme Nordin sellises sisustussalongis ja ma valisin selle koha sellepärast, et siin on nii pehmed, mugavad sohvad ja tead natukene sellist jõuluvaibi ikkagi, sest et minul on kodu võrdusmärk jõulud. Aga mis sul on? No eks ta nii ongi ja mitte ainult kodu, ma ütleks pere. Et mul ei ole ainult selle kohaga seotud, et minu meelest see on ikkagi kuidagi need inimesed ja eriliseks ja eriti muudavad siis jõulud selle, kuidas ma ütlen, selle õige tunne jõulude ajal tuleb siis, kui on lapsed. Et kui on lapsed veel väikesed, siis on minu meelest see päris ja õige jõulutunne. Et kui nad juba kasvavad suuremaks ja kuidagi see maagia kaob ära veits, et siis on seda jõulutunnet vähem, nii et väikesed lapsed võiksid olla ja pere ümberringi. No aga tee lapsi rohkem siis, lapsed on sul suured juba. Jõuab, jah. Jõuab just, ma ei hakka küsima. Lapsi jõuab teha loomulikult, aga oota, loetle nüüd oma laste vanused ära, sest sul on poed päris suur vist juba. Ei, oled on väike. Mis mõttes? 21 vähemalt on? Ja 21 no, on. No halloo! Minu jaoks on ikka väike. Ikka jääb ju kuidagi see tunne, et alles ta oli 4. Et see aeg läheb kiiresti tõesti, jah? Nii, et poeg on 21 ja tütar on 13. Just. 13 juba tiinekas. Siis on viimane aeg teha väikeseid päkapikke. Jah. Aga kellega? Ma arvan, et kellega. See on eraldi küsimus. Teate, mina tean. Mina kuulsin linna pealt õudsat kuulujuttu. Selle ma pean ära rääkima. Nii. Sinu noor armuke pidi olema Ants Rootslane. Kõik räägivad seda. Jah, ma arvan, et meil tuleksid Antsuga väga toredad lapsed, aga võib-olla mitte selles elus. Nii, hakkasin jõuludest rääkima, kuhu me jõudsime. Jõululasteni. Just, nii tore. Aga kas jõulud on sinu jaoks selles mõttes ka oluline, et sa pead nad kindlasti kodus vastu võtma? Et sa ei lähe palmi alla või? Ei lähe, jah. Mulle meeldib ikkagi see, et meil on talv, mulle meeldib, kui tuleb lumi maha, kui seda lund sajab. Meil on oma traditsioonid, see, et me lähme esimesel pühal lähme kindlasti kirikusse ja kõik on koos, et kuidagi jõulud on ikkagi talvine püha. No mis ma sinna sooja lähen? Sooja ma lähen hiljem. Et ma lähen küll ja tütrega läheme Küprosele. Jah. Nii et teismeline on juba happy. Aga mis seal siis peab olema? Okei, sa ütlesid, et pere on koos, inimesi on hästi palju koos. No mina kuskilt lugesin või nägin unes või telekast jällegi, et sul on selline päris suur kärg pere tekkinud. Su enda vanemate poolt ka nagu. Ja see tuli sulle üsna hilises eas. Ja tuli küll. Vana sa olid siis? Siis, kui ma isapoolse suguvõsaga rohkem hakkasin suhtlema, siis ma olin 18 umbes või nii. Jah, no ütleme keskkooli eas siis, jah. Et see perekond on suur, jah. Et aga kõigiga kogu aeg läbi ta ei jõua. See on selge see, aga me saame kokku küll ja hoiame üksteist väga-väga. Aga mina uudishimuliku nuuskmõmmikuna kohe küsin, et kui sa oled 18 ja siis sa saad teada, et sul on nii palju tuli pool õed ja pool vennad ju tulid ka kampa. Kas on natukene sellises vanuses inimese jaoks šokeeriv? Oi, jah. Et võib-olla jah, tagantjärgi võib öelda, et jaa, muidugi see on šokeeriv ja no, isegi mitte õdesid, et ma teadsin, et ma nägin neid jube harva. Aga kõik see ülejäänud suguselts, jah, aga samas jälle ma arvan, et see on niimoodi, et ka meie kujunemise loos, et kui me oleme lapsed, kui me oleme noored, siis see meie reaalsus on meie reaalsus, et meil ei ole võrrelda millegagi, et praegu, kui
täiskasvanu eas, siis saad vaadata, et aga teistel on teistmoodi võib-olla olnud, et võib-olla neil on olnud nagu ütleme ema-isa kogu aeg koos on ju, või neil on mingid teised mustrid olnud või keegi on elanud, ma ei tea, ainult isaga näiteks on ju, et siis sa saad aru, et võib-olla see oli jah teistmoodi. Okay. Sul on ka hästi huvitav, sest me räägime, meil tuleb pikem intervjuu ka kusjuures, see on lihtsalt soojendust praegu, aga selles mõttes on nagu sul huvitav, et jällegi kuskilt lugesin, et ta loeb väga palju, Anu loeb väga palju. Jalutame natukene ringi, vaatame selline mõnus räägi, mis sa lugesid. Kus sa loed neid asju? Istume korraks maha. Et issand jumal, kus ma jäin nüüd? Nii, sa lugesid jälle? Jah, lugesin jälle selle kohta, et sa oled kasvanud peres, kus on siis naised, ema ja õde või õde. Nii. Ja siis hästi huvitav raksakas oli see, et sa hakkasid seal kuidagi tagasi kerima oma vanaema, vana-vanaema, ma ei tea, sa oled teinud korraliku researchi ikkagi. Ma tean päris palju jah, oma tausta siis ütleme naisliini pidi ja mis on mulle üllatus, et tihtilugu inimesed ei tea ja vahel nad ei tea isegi ütleme seal vanasid on ju, või et nagu neil ei ole need teadvuses, et mina olen näinud ära kolm vanaema, et see on ikkagi päris hästi, on ju. Et see ei ole tavapärane jah, et aga ma tean just naisliin ja meil on hästi tugev naisliin, vägevate naiste sugu. Ta on nõid, sellest me räägime pikemas intervjuus. Ja tegelikult on ka isapoolne suguvõsa, seal on jälle ütleme selline hästi ühtehoidev. Aga et kui tulla jah naisliini, ma mäletan, et keegi ühel hetkel ütles, et oota, kuidas see nii saab olla, et aga tõesti, kui mõelda tagasi, päris mitu põlve, 5-6, tihtilugu on naised üksinda olnud, ise hakkama saanud, mis iganes põhjused, kas on sõda olnud või on seal mingid terviserikked meestel olnud, et erinevaid asju, aga naised on olnud need tublid, kes on hakkama saanud ja tänu neile ja ma tajun nende tugevust enda selja taga ka kogu aeg, et tänu neile olen mina praegu siin, kus ma olen ja loodan, et saan edasi anda oma tütrele siis kõik need jõujooned ja tugevused, mis on tulnud. Aga ütle, kas vereliini pidi tuleb ka selline asi, sa ütlesid, et naised on nagu üksi või üksi jäänud siis lõpuks ja siis ikkagi omavahel ühisel jõul hakkama pidanud saama. Ja nüüd sa oled jõudnud ka tegelikult ju kohta, et sa oled ka, ma ei tea, kas sa oled üksi või sa oled sugunud, see kurat seda teab, aga kas sa ei näe, et see nagu mingisugune, ma ei taha öelda, et see on karma või natuke ei ole karma. Aga mis asi see on? Ei, kindlasti ei ole. Ma arvan, et eks need on mingisugused mustrid, mis tulevad jah, meil nagu geenipidi ja neid saab murda ja muuta ja seda tulebki teha, aga praegune aeg on ütleme teistsugune, et võib-olla kui me oleksime ajas hästi palju tagasi, siis kindlasti naised ei oleks teinud seda otsust, et suhet lahutada. Sellepärast, et sa olid kas materiaalselt nii seotud või sul ei olnudki võimalust teistsugust. Ja seda on praegu ka, et elatakse koos siis, kui juba ammu on tunda, et tegelikult enam võib-olla ei taha, aga ei julgeta või on hirmud ja eks on igaühe enda valik. Seda kõike me hakkame kohe analüüsima, sellepärast kõige lisaks, et sa oled näitleja, sa oled kirjanik, siis sa oled ka ju tegelikult psühholoogiks õppinud. Ma olen õppinud psühholoogiat jah, aga ma ei ole lõpetanud seda, et selles mõttes, et ma ei tööta psühholoogina. Ja, aga sa nõustad ju inimesi, minu meelest sa käid ju mingeid loenguid pidamas ikkagi. Seda tuleb ette. Ja ma olen kuulanud ja ma olen ise nendel viibinud ja ma päriselt nagu, miks sa ei ole psühholoog, sa pead ära lõpetama selle, sellepärast, et ma arvan, et neid üks-ühele nõustajaid, neid meil on Eestis, ma arvan, et on häid, meil on häid psühholooge, psühhiaatreid, meil on häid terapeute ja ma usaldan neid, et kui keegi küsib minu käest nagu otse ja küsitakse ka, siis ma ikkagi suunan kellegi juurde, kes mulle tundub, et võiks anda just sellele inimesele head nõu. Ma pigem jah, üks-ühele kedagi ei nõusta, ma arvan, et selleks on aga sa nõustad nagu suuri rühmi, ma vaatan. Ma võib-olla annan seda suunda kätte või et ja mulle tundub, et see on oluline ja mulle tundub, et see on vajalik, ma näen seda pidetust ja ma näen, kui palju võib vahel mõni lihtne mõte või taipamine inimesi edasi aidata ja sellest on mulle rõõmu ja tore, kui on teistele ka. Aga see tuleb kõik ikkagi enda kogemustest ka? No teistmoodi ei saa.
et sa ei saa ainult raamatu tarkusele ja teooriale tugineda, et see saab olla see põhi, aga me ei õpi läbi nende tarkade lausete, et ma võin sulle ükskõik, mis tarku asju, sa teed laste puhul, sa võid rääkida, mis sa räägid, nad õpivad läbi kogemuse ja kui me vahel vanematena võib-olla mõtleme, et äkki meie lapsed, ma ütlen ju talle, et nii on õige või ela nii. Ta õpib peegeldades sind, täpselt nii nagu mis valikuid sina teed, ta õpib selle pealt, kuidas sina oled, et kas sa oskad endale aega võtta, kas sa väärtustad iseennast, et kui sa räägid iseenda sõnadele vastu, siis ta ei kuule mitte sõnu, vaid ta vaatab seda, mis sina oled. Ühesõnaga vaadake lapsi ja siis te näete, need peegeldavad nende endi vanemad. Enamasti. Aga meil tuleb pikem intervjuu, isse me jäime juba lobisema, ma unustasin, et meil on ju 2 osa sellel saatel, aga so what. Aga ma tahan selles mõttes ikkagi sult välja pinnida ühe asja, et see inimene, kes räägib nagu teistele, jagab selliseid õpetussõnu ja võib-olla jagab nõuandeid, kas see inimene päriselt oskab ise ennast ka aidata, et oled kõva õpetama küll, aga mõni võib öelda, aga vaata ennast, et kuidas sa ise oled hakkama saanud. Just, ja ma arvan, et selle järgi võikski valida neid, keda sa kuuled või vähemalt ma ise valin selle järgi. Et kui ma kedagi kuulen, siis ma vaatan alati, aga kas tal on hästi? Kas ta on tasakaalus, kas mulle tundub, et tal on hästi? Et siis ma kuulen. Et kui ma näen inimesi, et kes ta räägib küll, aga endal tal on tohutu segadus, on ju, et siis võib-olla pole need tarkused, mis mind edasi aitaksid. Tead, see on nüüd üks blond, ütleb oma mõttetera siia vahele, liigume sinna poole. Et minul on niimoodi, et kui ma lähen kosmeetiku või maniküüri juurde ja vaatan, et tal on endal nägu korrast ära või küüned ripendavad, rapendavad, on ju, siis vaevalt, et ma selliselt inimeselt hooldus soovin. Täpselt nii lihtne ongi. Nii et vaata seda, mida teine sulle vastu kiirgab ja siis on näha, et kas sealt on midagi õppida või ei ole. Just, ja nüüd läheme sügavuti. Oh my God, mul läks palav. Jaa, sul on kohe.